Aga Eesti rahvas on ääretult leidlik ja visa ja tark talupoja mõistus leiab alati lahendusi, et keerulises olukorras siiski hakkama saada. Ja toidutootjatel on see igipõline dilemma, et kas väärindada või mitte. Kindlasti olete kuulnud ka ütlust, et kasvatada oskab igaüks, aga katsu maha müüa. Ja selle mõtte koha pealt lähmegi edasi meie järgmise päevakava punktiga, kus siis 4 tootjat räägivad meile oma loo, mida nemad kasvatavad, kas nad väärindavad, kuidas turustavad. Ja esimesena palun Pikkmets, Mätiku talu ja talu Meierei. Ja tere kõigile. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja see eelnev ettekanne ka pani päris palju mõtlema tegelikult, et kui sa iga päev oled selle tootmise ja töötlemise sees, et siis sa niimoodi võib-olla ei mõtle, et korra nagu hea mõelda, et miks sa seda teed. Et mina olen siis Mirjam Pikkmets, Mätiku talu peretütar ja talu Meierei siis omanik, et olen pärit siis peretalust Lääneranna vallast Oidremaa külast, olnud kogu aeg juurtega või sündinud sinna tallu ja jätkanud seda jonnakust ja väikest tootmist ja seejärel otsustasime ka töötlema hakata, et siin hea oli korra mõelda veel seda poolt, et millal sa oled väike ja millal sa oled suur, et mulle tegelikult tihti üldse ei meeldi neid mõisteid nagu vastandada, et pigem see nagu ajas ju muutub, et kui me alustasime 1991 8 lehmaga, me olime väike, 2000 me ehitasime uue lüpsilauda 50 lehmale ja me olime ikka väiksed. Ja täna ma julgeks öelda, et meil on 106 lüpsilehma meie robotlaudas ja me oleme minu arust ikka väiksed. Et kogu aeg see suure mõiste jõuab niivõrd palju eest ära minna, aga muidugi sõltub kust poolt vaadata, et mõne jaoks sa oled juba natukene suurem tegija. Et meie, kui rääkida ka sellest seotuse poole pealt, siis see on nagu hästi huvitav, et kes on siis seotud, et meie puhul on tegemist väga tugeva peretaluga, et vanematel on siis 6 last ja need kõik on sinna kanda kinnitanud samasse külla, kõik teevad koostööd selle sama baastaluga, mis on meie jaoks siis Mätiku talu. Et me oleme ka väga seotud ja võib-olla PRIA ja teiste riigiasutuste suhtes väga seotud tegelased, aga samas ühtepidi on meie juured seal ja meie kõigi eesmärgiks on tõesti toota toitu, edendada meie külaelu ja ma arvan, et kõige peamine eesmärk on see, et meile tegelikult meeldib maal elada. Me tahame, et meie lapsed kasvaksid turvalises keskkonnas ja mis saab parem olla, kui hommikul saata laps õue mängima ja õhtuks tuleb ta tagasi võib-olla natukene mustana, aga vähemalt on ta hoitud ja teab, milline näeb välja lehm ja milline näeb välja lammas. Et 2014 oli see aasta, kui ma olin saanud hiljaaegu emaks ja otsustanud, et pärast õpinguid siis Maaülikoolis piimatöötlemise erialal, et ei tea, et ega vist ei tahagi nagu suurtööstusesse tööle minna, vaid et prooviks ikka nagu midagi teha omal käel. Ja samal ajal oleme me liitunud ka Talumeiereide liiduga ja käinud nii Prantsusmaal kui Hollandis ja Saksamaal ja Rootsis vaatamas siis, kuidas siis väärindavad sellised peretalud oma toodangut. Ja sealt sai ka võib-olla see minu püsiv kirg nagu selle aasta, et tahaks ikka ise endale midagi teha, et nii äge ikka, kui sa oskad teha oma kätega ja väärindada oma lehma piima, sest kõige parem tooraine kvaliteedi kontroll on ikka see oma Meierei, et sa tead alati, millise kvaliteediga on su tooraine ja sellest sõltub ka su toodang. Ja siis 2014 me alustasimegi nagu imepisikestes tingimustes võib-olla siis nagu koduköögis ja sealt oleme sammu haaval kasvanud. Tänaseks me oleme jõudnud siis sinna punkti,
et me oleme 8 aastat siis tegutsenud, ütleme, mahepiima töötlemine ja tunnustamine toimus nagu 2018, et alates sellest hetkest me oleme siis nii palju tänaseks kasvanud, et täna on karjuv vajadus meie uue meieri järele, et mis on siis meie investeeringuplaanides ka järgmiseks sammuks. Ja et ei oleks igav, võib-olla see on, ma ei tea, mu iseloomujoontest, et siis 2016 otsustasin ma võtta noortaluniku toetuse abil nii lambad kui kanad. Ja ühtepidi see ongi nagu ettevõtlusvorm või tegelikult mulle meeldib öelda, et see on tegelikult elustiil, et sa kasvatad oma toidu ja suudad seda pakkuda ka teistele. Ja kuna me Mätiku talumeieriga alustasimegi nagu väga väikeste ottidel käimistega, otseturustusega, siis me kasvatasime kogu aeg seda kliendibaasi ja leidsimegi neid, ma ütleks, teadlikke tarbijaid kogu aeg järjest rohkem ülesse. Ja tänasel hetkel me ju turustamegi nii oma piimatoote kui lamba ja munasaadused siis kõik oma kaubaringidel. Et ainuke vahe on siis see, et me oleme tõesti jõudnud ka päris mitmesse jaeketti ja täitsa mitmed restoranid ja koolid ka kasutavad meie toodangut. Ja siin on ära toodud siis ka, et 2017 üks vendadest alustas ka mahekartuli kasvatusega, et kuna meie talu on kõik baasilt täiesti mahe, siis ka kõik sinna kaasnevad ettevõtmised on mahepõllumajanduslikud. Ja see ongi meie jaoks teadlik valik, et me ise tahame teada, kui puhas on su toit, mida sa sööd. Ja teistpidi see sõltub ka, kus piirkonnas sa maad kasutad. Et meie maad lihtsalt ongi väga sobilikud mahepõllumajanduse viljelemiseks. Ja 2019 lisandus siis võimalus hooldada puisniitusid. Et tänaseks on siis 210 hektaril puisniitude hooldus, et on nii niidetavaid kui ka siis lammastega karjatatavaid alasid. Et kokku majandame siis Mätiku talul 590 hektarit maad, mahepõllumajanduse põhimõtetest lähtuvalt siis kasvatame kogu teraviljabaasi ise. Muidugi paaril aastal on siin näha, et on tulnud ka ikkagi näiteks rüpsi või rapsi siis sisse osta, et eks see tootja teeb ju plaanid, aga jumal ikka naerab taevas ja teeb ilma. Et sellest me oleme ju kõik sõltuvad, et siin ei ole vahet, kas sa oled suur või väike, aga ilm on see, mida me muuta ei saa. Ja siis on meil suur ala muidugi karjatatavad maad, toodame kogu silo ja heina ise. Ja lisaks on siis 100 hektarit metsa, mida me siis väärindame ka vastavalt vajadusele või tegeleme selle korrashoiuga. Ja nii nagu ma juba mainisin, et maheelustiil on siis puhtalt sellepärast, et kus me asume ja milline on see meie oma ellusuhtumine meie loodusesse. Et sellepärast on olnud selline valik. Et olen te välja toonud ka keskmise piimatoodangu, et väga palju on viimasel ajal meediast kuulda, et kui oluline on see, et lehm lüpsab täna 11 000 liitrit Eesti keskmisena, siis juustutootjana või väärindajana julgeks öelda, et ma arvan, et oluline ei ole see number. Jah, tubli saavutus, aga kui sul loom selle võrra elab karjas ainult 2 aastat, et siis teistpidi vaadates, kas see nüüd väga tubli saavutus on. Ja teistpidi kõige olulisem on see, et mis seal siis tuleb, et kui sobiv on see piim siis täna juustu tootmiseks. Et ma arvan, et Eestil on ammu aeg vaadata otsa sellele, et kas me oleme odava toorainemaa või tegelikult me oleme ikkagi ju põliselt ikkagi väga tublid töötlejad olnud, et meie või eksport ja juustu eksport on olnud märkimisväärne ammustel aegadel, et miks mitte seda taastada. Ja oleme tõesti hästi palju investeerinud Mätiku talubaasilt, et tänaseks nüüd juba siis 6 aastat on töös olnud robotlüpsilaut, ja kõik need investeeringud, mis me oleme teinud, ongi nagu, et lihtsustada justkui oma tööd, sest ega töötajaid leida ei ole väga lihtne. Meil on õnneks see nagu küllaltki hästi õnnestunud, et meil on tõesti töötajateks nii oma perekonnaliikmed kui ka samad inimesed, kes elavad meie külas. Et see on nagu meie jaoks hästi oluline, et olekski kohalik inimene, keda sa saad ju usaldada,
ja sa annad ühtepidi tööd kohalikule inimesele ja hoiame ka niivõrd seda külaelu siis. 2016 sai siis see aeg alguse, kui me hakkasime tõsisemalt piima töötlema. Algul muidugi väikestes kogustes ja tänaseks on see kasvanud siis sõltuvalt kuust kuni 4,000–5,000 liitrit piima kuus. Et selle sees on ka toorpiima müük, mis on hüppeliselt tegelikult kasvanud eriti viimase poole aasta jooksul, et järjest enam otsitakse seda töötlemata toorpiima taga, mis on nagu äärmiselt tore, et inimesed leiavad, et ei pea olema kõik pastöriseeritud tooted. Ja peamised tooted, mis me siis töötleme, ongi või, kohupiim, keefir, jogurt. Ja kuna meie meieri on tõesti imepisikene, siis täna me saame keskenduda niisugustele värsketele juustudele, et plaanis on muidugi hakata ka tootma natukene kauem säilivat ja laagerdatud juustu, aga eks midagi peab jätma ka tulevikuks. Ja kui me alustasime kunagi, siis tõesti nagu töötlejana nii, et müüd sõbrale ja sõprade sõbrale ja siis käisime, hästi populaarne aeg oli siis, kui otid alustasid, et otsetootjalt tarbijatele, siis me käisime ka kõikvõimalikud otid läbi, aga üsna ruttu me kuidagi kasvasime sellest nagu välja, et järjest enam me jõudsime siis ka jaekettidesse, et täna meil on väga hea koostöö nii Selveri kui talutoidapaladega Rimis ja Pärnus ka taluturg on hästi heaks koostööpartneriks. Ja ütleks, et meiereidele, kes on siis mahemeireid, et nendele on ka päris suureks abirõngaks olnud see mahetoidu meede. Et ma arvan, et see on väga mitmele mahetootjale ja töötajale üldse olnud kindel allikas, kuhu oma kaupa turundada. Et ka meil on konkreetsed lasteaiad ja koolid, kellele me iga nädal kaupa tarnime. Ja kui on kvaliteetne tooraine, siis oskavad seda hinnata nii lapsed kui täiskasvanud. Ja ma loodan, et see on üks meede, mida riik nagu tõesti hoiab ja pigem leiab sinna rahastust juurde, et see tõesti on äärmiselt oluline, mida meie lapsed ka söövad. Ja täna oleme siis tõesti niivõrd väike tegija, et üle Eesti meid ei leia, aga leiab juba Pärnu, Tallinn ja Haapsalu suundadel. Kuna, kes mind natuke rohkem tunneb, siis teab, et hunt Kriimsilm 9 ametit ja 10 on ikka nälg, on ju. Et siis ma ise jõuan järjest vähem täna meiereisse, aga olen oma töötajad ise kõik välja koolitanud, et täna töötab siis meiereis 2 põhitöökohaga inimest, kes siis valmistavad toodet ja teevad siis seda turustuse poolt ka. Et siin enne oligi sellest COVIDist juttu, et mida meieri pani tähele, et kuna meil oli see otseturustusring, siis meil hüppeliselt lausa võiks öelda tarneringid suurenesid sellepärast, et inimesed olid kodudes, nendel oli rohkem aega järsku mõelda, kust nende toit tuleb, nendel oli rohkem aega valmistada head ja paremat, et meile justkui mõjus natukene isegi positiivselt, et inimesed korra mõtlesid, et kust nende toit tuleb. Aga muidugi see oli kindlasti keeruline nendel, kellel ei olnud oma tarneringe, et seda nagu nullist ehitada muidugi päris väljakutsete rohke. Aga tänu sellele ma tean, et on väga mitmed Eesti talumeireid ja talunikud leidnud tänaseks endale e-turustusplatvormid ja need toimivad ja ma arvan, et see on õige teega, kuhu minna. Et siin natukene ka siis ammu saadud tunnustusi, et meie nii mahevõi kui küpsetusjuust on siis hinnatud ka parima mahetoote konkursil. Et siin on siis näha meie robotlaut hetkel küll väljast vaatest ja kohe tuleb ka siis seest vaade, et siinkohal ma tahakski rõhutada seda investeeringu vajadust, et sa saad töötada, kui see töö sind ei tapa. Et ehk sa pead suutma või olema suuteline piisavalt investeerima, et sul oleks endal hea töötada ja sul oleks ka natukene lihtsam töötajat endale tallu leida, et kui see töö on
niivõrd raske ja et sa ei taha sinna isegi minna, siis ei ole mõtet seda teha. Et pigem peabki panema see su silma särama ja nii saad sa ka edasi minna. Et siin on näha meie tänane tooteportfell, et siin on küll ka natukene muudatusi tegelikult toimunud. Et näiteks kui võtta see sama paremal nurgas meie kohukesed, ülipopulaarne toode, aga täna on ta tootmisest maas, sest et ta nõuab lihtsalt niivõrd palju käsitööd. Ja kuna me ei ole suutnud investeerida mingitesse lihtsamatesse lahendustesse, siis see oma hind tuli lihtsalt nii kallis, et sa pead tegema mingil hetkel mingi valiku. Ja meie oleme kogu aeg oma töötlemise poole peal ka lähtunud sellest, et me saame toota seda, mis sulle endale maitseb või milles sa hea oled ja et me ei ajaks seda tootesortimenti nagu väga-väga laiaks, et siis sa lihtsalt ei jõua, et pigem nagu ikkagi justkui, maht on muidugi väga vale öelda, võib-olla siukse väikse meieri puhul, aga pigem siis mahutoodetele, aga inimesed oskavad seda hinnata ja täna ma julgekski öelda, et meie tootenomenklatuur on nagu paigas, aga kui siis midagi lisanduda, siis ikkagi pigem ka selline, mis oleks sobilik nii lasteaedadele, restoranidele kui ka eratarbijale, et see tihti ei ole väga lihtne muidugi. Et siin on veel mõned pildid. Ja natukene ma loodan, et on lubatud rääkida ka lammastest, et mulle väga endale meeldib see teema, et muidugi kui suvel ma pean neid kuskil taga ajama või tegelema huntidega, siis ma mõtlen muidugi, et ei tea miks. Aga 2016 siis tõesti alustasime Gotlandi tõugu lammaste kasvatusega ja meie jaoks on ka äärmiselt oluline seesama, et me saame ära väärindada nende liha. Et meil küll täna ei ole endal lihatöötlemise poolt, aga me plaanime seda samuti luua. Aga täna on nagu see, mulle hullult meeldib ka see, et noorte alunike seas on nii palju tublisid tegijaid, et see ei peagi kõik ise tegema. Et meil on väga heaks koostööpartneriks Allikatalu, kes suudab meie lambad väga hästi siis pakendada õigetesse tükkidesse ja me suudame niivõrd palju lihtsamini turustada. Et üleüldse nagu ma arvangi, et väikeste talude võti ongi see, et me suudame koostööd teha, et see ei peagi kõiki ise tegema. Et tegelikult, et ma arvan, et see põlvkondade vahetustega nüüd ka muutub, et me järjest enam näeme rohkem koostööd. Ja tõesti, et mõni on hea kasvatamises, mõni on hea töötlemises, et kõik ei pea kindlasti ise ära tegema. Ja siin on näha siis meie lambakari, et kui rääkida veel, siin oli meil täna ka küsimus, mis saadeti ette, et miks sa seda alustasid. Ma arvan, et see peamine asi oligi see, et mulle lihtsalt meeldib maal elada ja tahaks olla ise oma aja peremees. Kas sellega ka rikkaks saab? No veel ei ole näha. Aga samas ma arvan, et ühtepidi rikkus on ka see täpselt, millest ma rääkisin, et su lapsed, sa ise elad mõnusas keskkonnas, sul on ümber ringi tugev kogukond, et see on kindlasti väga tugev ja suur väärtus oma ette. Ja ma tõesti loodan, et riik mõistab ka järjest rohkem seda, et väike tootmine ongi meie toidu ja riigi julgeolek. Et me ei räägigi siin ainult sellest, et üks aspekt ongi see, et sul on nagu süüa võtta nii-öelda 100 kilomeetri raadiuses, aga teistpidi on see kindlasti meie regionaalpoliitika ka, et igas külas oleks elu ja elu käiks. Et see tähendab muidugi töökohti ja kvaliteetset toitu. Nii et aitäh. Mine ära. Et ma küsin seda, et kas kõik on läinud täpselt nii nagu plaan ette nägi, nii nagu mõte peas oli või on mingid siuksed kindlad murrangulised kohad, mis on tulnud vastu võtta otsus, et ei, me teeme teisiti? Ja kindlasti siukseid otsuseid on ja eriti kui on faktoreid palju, mis siin mõjutavad, siis on tihti siukseid mõtteid, et lihtsam on minna ju kuskile tööle ja paned kella 5 kontoriukse kinni ja oledki perele ka olemas, et selles suhtes kindlasti on siukseid aspekte, aga samas neid positiivseid laenguid on ju ka, et meie oleme väga tugevasti valinud ka agroturismi suuna,
ja nii-öelda selle tänu Taluliidule siis ka seda reklaaminud ja meil tõesti väga palju turiste käib ja samamoodi oleme me alati lahked olnud vastu võtma lasteaedu ja koole, kes siis käivad, et me nagu, meie jaoks ongi oluline see, et sa näitad, mida sa teed, et sellega sa nagu ühtepidi ka kasvatad oma tarbijabaasi, aga meil ammu on möödas need ajad, kus vanaemad on maal ja kõik teavad, milline on lehm, et tegelikult on see oluline, et me teaks, kus meie toit tuleb ja sellepärast me oleme ka need valikud niimoodi teinud. Ja muidugi on tihti, ma arvan, et inimesed, kes tunnevad mind rohkem, et teavad, et vahel on tõesti siuke tunne, et nüüd aitab. Aga ei, leiame jälle jõudu ja teeme edasi. Ühe küsimuse küsin veel ja siis lasen sul minna. Et kas te teete ju siis tootmisest turustamiseni kõik ise või kas seda mõtet ei ole olnud, et annaks mingi osa käest ära? On küll olnud, on korduvalt olnud, me oleme seda kalkuleerinud. See ei ole nii lihtne, et väiketöötlemise puhul on see hästi oluline, see vahetu tagasiside ka, mis sa kliendi käest saad, et sa saad parandada kohe oma tootmisprotsessis midagi või saad teha teisiti. Ja mulle tundubki, et kuna see klient on nii teadlik, siis ta tegelikult tahabki suhelda selle otse selle töötlejaga, et jah, me oleme mõelnud küll, et võiks võib-olla seda turustamise poolt kuidagi lihtsamaks saada, aga samas täna me oleme niimoodi toimetanud, tundub, et see järjest kasvab, et ma arvan, et see ei ole nagu vale viis teha, et kui ma mõtlen, et mida oleks võib-olla kõige lihtsam kuskile ära anda, et siis võib-olla ongi see, et pigem leida endale tõesti veel paar head inimest juurde, kes aitaks võimendada nagu nii töötlemispoolt kui turustamise poolt. Aga see peaks olema ikkagi, et see on sinu käe alt tulnud. Okay. Selge, aitäh!